Komissarenko pala, mis kannab pealkirja Psühholoogiline töötlus, esitavad Heino Baskin ja Einari Koppel. Lugupeetud publik, ma tahaksin tutvustada teile meie jalgpallimeeskonna Ponšiku parimat mängijat Vollivutti. Vollivutt, tule sisse! Volts, tule sisse! Volts, vaata siia! Volts, ole tubli, räägi ise endast, Volts. Räägi ise. Mis mina räägin, sa räägi ise. Jaa. Mõens. Kuule, käia, ära mökuta tead. Jaa. Kuule, minu ampluaa tead on psühholoogiline töötlus. Ja ma olen tead tänulik oma treenerile tead ja õpetajale, kes avastas mu talendi tead ja suunas mind õigele teele. Ära räägi tead. Tead, ma ei unusta ealeski tead sinu sõnumu. Jalgpallurina Volts ei kõlba sa koera saba allagi. Ma ei ole nii öelnud. Ütlesid küll. Ei ole. Ütlesid. Ei ole öelnud. Mis sa jamad? Sa mul seisad siiamaani silmi ees. See jääb mulle eluaeg silmad ette see sinu lause. Jalgpallurina Volts ei kõlba sa koera saba allagi. Kuid niisugust psühholoogi kui sina annab ju tikutulega otsida. Seda võin ma tõesti käsi südamel kinnitada. Seda psüühe asjandust ta tunneb. See ei ole see mingit jala taha panemist ega toorutsemist. No justament. Kuule, tead, toorutsemist ei luba ma endale mitte ilmaski. Ega meil siin pole mingi Kanada oki. Oi, milles seisneb minu nipp. Vaata, minu nipp seisneb selles, räägi ära, milles seisneb sinu nipp. Et mul on oma nipp olemas. Räägi ära, see nipp. Jalgpallihaiged sageli küsivad mu käest, kuule Volts, ütle, kurat, mis nipp sul on, et sa nii kihvtilt mängid? Ma ütlen, poisid, mul on oma nipp. Ütle ära, see nipp. Mina ütlen lühidalt, poisid, see on humansus. Humansus on mu nipp, poisid. No räägi natuke pikemalt, avaramalt, nii laiemalt. Või pikemalt ka. Tead, kujutage endale ette, et algab mats. Algab mats, tähendab, mina jooksen oma objekti juurde ja kingin talle tead märgi. Kingid matsile märgi, jah. Mitte matsile, sa oled ka loll. Jalgpallimats hakkab, ma kingin sellele teisele poisile. Vastas meeskonnast kingin märgi. Sa oled ka nagu ohoo. Tead, on niisugused märgid olemas, no need. No pagadi. Siis surun tal kätt tead, ütlen niimoodi, et nii ja naa, Vollivutt, olen mina 3. aastat Ponšiku meeskonnas, üsna keskmise haridusega, abielus olen määratud teid psühholoogiliselt töötlema, palun mind karta ja armastada. Mõnikord läheb nagu iseenesest lobisemiseks lahti küll naisest ja küll lastest ja üldse ilma elust. Ei pane õieti tähelegi, kui juba kõlab lõpuvile, saad aru. Enamasti, aga juhtub nii, et mina räägin, saad aru, jah? Aga objektiad pistab millegi pärast palli järele punuma. No mis siis ikka, panen talle padavai järele ja võtan uue teema üles. Ütlen niimoodi, stopp poiss, oota natuke, ütlen Antonioni tead? Tead. Ütlen tead Fellini tead? No väikeselt, jah. Jaa, aga tema muudkui lidub edasi. Otsib palli. Jaa, mina ütlen, stopp poiss, oota, räägime pisut Itaalia kinokunstist. Tema jookseb edasi. Natuke laeb. Kuule, ütle nüüd, Volts, sa oled nii palju reisinud oma Ponšikuga, reisinud oma mees. Olen küll, jah. Olen küll, jah. Olen küll, jah. Kus sa oled siis ka? Ausalt öeldes, me oleme kõvasti reisinud. Kõvasti reisinud, jah? Jaa. Ja muidugi Ponšiku meeskond. Me väljasmaal. Väljasmaal oled ka reisinud? Väljasmaal. Mitte ainult sisesmaal, vaid väljasmaal ka? Väljasmaal kõik sealt paneme. Kõik sealt paneme. No kus sa oled pannud näiteks väljasmaal? Ponšikuga. Hiljuti mängisime ühe meeskonnaga, üldiselt peab ütlema, keskmine meeskond oli. Selles linnas, see linn oli see, oota ma vaatan, kuule. Kopenhaagenis käisime. Kopenhaagenis? Jah, Kopenhaagenis, aga nõrk meeskond oli. Nõrk meeskond. Taani, Kopenhaagen. 2-0 kaotasime. Siis panime... Mis see oli?
Siis panime lennukiga. Lennukiga, ei no ja, kuhu maale? Oota, ma vaatan. Kustus mälust ära. Palju sai käinud? Selge. Ja. Aga Trambid mööda tänavaid. No, aga siis panime lennukiga. Oi, see oli kihvt linn. Oli kihvt linn. Jälle lennukiga, jah? Ma ütlen kohe. Strasbourg. Mis asi? Strasbourg oli see. Kurat, no seal oli... seal oli meeskond tead. No palju seal ära panid? Üle keskmine. Jah, palju seal ära panid? 8-0 saime sisse. Siis panime... Noh. Oot, ma mäletan. Frankfurtis olime. Manni peal, Frankfurtis. Maini peal, Frankfurtis Maini peal. Jah, aga võib-olla olid hoopis... Oota, ma vaatan. Ei maksa peale ega alla ka enam minna rohkem aitab. Nagu nii midagi all ei ole, ma viisin pesumajja. Pesu jäi Frankfurtsi. Nii, no aga nüüd valitsus räägib kõige raskematest juhtumitest oma praktikast. Hea meelega. Kunagi tead, töötlesin üht edurivi meest tead. Juhtus ette niisugune kõva pallikutt tead, aga absoluutselt tead ebaintelligentne tüüp tead. Jooksen talle juurde, esitlen ennast, aga tema on vait tead kui sukk. Siis saab ta söödu tead, haarab palli tead, keerab mulle tead selja ja ongi asi mutt. Panime asja. Aga mina ei jääda sammugi maha, tead, plasslugu ütlen talle. Inimene vestleb, tead, teiega. Aga te jooksite ringi nagu kurjast vaimust vaevatu. Aga ei mingi taktitunnet. Absoluutselt, jah. Või veel, nagu vanad kreeklased vaasidele kirjutasid, tead, in vino veritas, tead. Ehk ei mingit kasvatust. Ja leidub ka selliseid viinosid. Ja, leidub, muidugi, jah. Küsin temalt, kuule, vabandage väga, ütle niimoodi, kas kavatsete värava lüüa või ei kavatse? Temaga vaikib ja udib oma palli. No hästi, ütlen mina, äkki põrutategi sisse. Meie äkki kaotame. Aga kas te tagajärgedel olete mõelnud? Mis saab siis meie Pončikust? Mis saab meie treenerist? See koht jätta vahele võlts. Mis pärast? Ega laulust sõnu välja ei saa visata. Alea jakta est, nagu ütlesid vanad babüloonlased. Koputan selle venikese südametunnistusele, et mõelgu ikka ka natukene, et meie treener võidakse ju ametist lahti lasta. Lasevadki. Muidugi, ma ütlesin talle, treeneril on perekond tead, lapsed on tead, alles seadis siin oma elamise sisse tead, sai korteri tead. Ühetoalise koos sellega, jah, kuigi algul lubati kahetoaline. Ja ütlesin kohe nii, ja kõik see krempel lendaks tuulde tead. Aga see tolguseid ei kuulmagi, muudkui sibab värava poole. Aga meie väravavaht kargleb ühest kohast teise, nagu oleks tuli änna all, ei taha meelde tuletada. Muidugi, me võtame siis seesama väravavaht Kolka. Ära räägi mulle Kolka. Ajan mina oma joru edasi, põrutate talle väravasse sisse ja kõik tänitavad jälle Pončikul on auk sees, kus see häbi ots. Arvestage seda, et inimene alles äsja abiellus. Tema verivärske noorik istub tribüünil ja vesistab silmi. Ämm tatsab värava taga. No jaa, aga kõige suurem kannataja olen veel mina ise, karjun talle. Kõigepealt visatakse mind Pončiku meeskonnast välja, tead. Ja ma jään ilma tööta. Siis lendan instituudist ja autojärjekorrast ka välja. Mind võeti niikuinii vaevalt sinna sisse. Kooperatiivkorterist jään ilma, ametiühingu toetusest rääkimata. Mis ma teile teinud olen? Kas teil on südame asemel kivi või mess? No, ja siis lõigib poiss vedelaks. No justament, tead. Ütleb, et sähke oma pall, tehke sellega, mis ise tahate. Endal tead pisarad nirisevad mööda põske. Oh, sa jeekim, pehmeks rääksin selle kesktormaja. Või nagu prantslased ütlevad, c'est la vie. Võidab tugevam. Täname tähelepanu eest, tule Volts! No, privetik!